olen Maigi Eisen, töötan Põhja-Eesti Regionaalhaiglas naha- ja suguhaiguste keskuses ja olen nahaarst. Ja räägin päikesekahjustustest nahal ja räägin nendest asjadest, millega tegelevad nahaarstid. Päikesevalgus põhjustab ägedaid nahakahjustusi, mis on siis päikesepõletus, ja kroonilisi nahakahjustusi nagu fotovananemine ja nahavähk. UVB, mis moodustab 5% UV-kiirgusest, põhjustab päikesepõletust, hüperpigmentatsiooni ehk siis seda, et nahk läheb pruuniks ja nahavähki. Ja UVA, mis on 95% UV-kiirgusest, põhjustab nahapunetust ja pruunistumist. Nüüd äge päikesekahjustus põhjustab punetust, pigmendi moodustumist ja naha kaasasündinud immuunvastuse vähenemist, mis tähendab seda, et tihtilugu suvel nahahaigused päikesega paranevad. Enneaegne naha vananemine ehk fotovananemine tekib pikaaegse ja korduva päikesekiirguse tulemusena. Ja nahavähil, mis on siis lamerakkvähk, basaarrakuline vähk ja melanoom, on tõestatud seos päikesega. 80% näonaha vananemisest on seotud päikese käes olemisega. Lisaks mängib siin ka kindlasti tubakasuits ja vananevad kiiremini need inimesed, kes siis suitsetavad. Enneaegne naha vananemine ja fotovananemine on sünonüümid. Ja mured fotovananemisest on eelkõige kosmeetilised ja sõltuvad ka geograafilisest paigast ja isiklikest väärtustest. Nüüd fotovananemise riskifaktorid enam on ohustatud mehed, kõrgem vanus, sest nemad on kauem ilmas elanud ja saanud rohkem päikesekiirgust, aga ka siin mängib rolli inimese naha fototüüp ja just heleda nahaga ja vähese pigmendiga isikutel on suurem risk saada fotokahjustus ja nahavähk. Nüüd kindlasti mängib rolli ka kõrgema UV-kiirgusega geograafiline asukoht, kus see inimene elab või kus tema käib päikest saamas. Ja fotovananemise risk sõltub elu jooksul päevitamisele kulunud ajast. Ehk teisisõnu on oluline see kumulatiivne UV-kiirguse doos, mida inimene oma elu jooksul saab. Ehk veel teisisõnu öeldes, nahk mäletab kõike. Kui me oleme 20-30 aastat olnud kirglikud päevitajad, siis nahk paraku mäletab seda. Naha tugevuse ja vastupidavuse tagavad nahas mitmed makromolekulid. Kollageenid, elastsed kiud, glükoproteiinid ja glükoosamiinoglükaanid. Ja erinevat tüüpi kollageenid on kõige rikkalikumalt esindatud valgud päris nahas ja peamised märklauad päikesekahjustusele ja kollageen on just see, mis teeb ja tagab naha elastsuse. Ja kui nüüd päike on need kollageeni kahjustanud, siis see nahk muutub ka lõdvaks ja tekivad kortsud. Nüüd teised keskkonnafaktorid, mis ka aitavad kaasa, juba nagu öeldud, on tubakasuits ja sigarettide suitsetamine soodustab kortsude teket. On nii-öelda selline suitsetaja nägu, kus on väljendunud kortsud suu ümbruses ning hallikas jume. Ja isikutel, kes suitsetavad vähemalt 35 pakki aastas, kujunevad sügavamad kortsud kui isikutel, kes ei suitseta. Nüüd, millised on need fotovananemise kliinilised avaldused? Sügavad kortsud nahas, nahk on lõtv, nahk on kare, tekivad erinevad pigmendilaigud ja tekivad ka teleangiektaasiad ehk siis väikeste veresoonte laienemine, mis on püsiv ja süvenev naha õhenemine. Nahk muutub õhekeseks nagu pergamentpaber. Ja siin on mõned pildid, siis on kortsud, on elastoos, mis on siis selline pigmentatsioon, nahk muutub pruunikaks ja selle pruuni naha foonil on sellised väikesed laienenud veresooned. Teleangiektaasiad
on juba natukene suuremad laienenud veresooned. See on tingitud sellest, et kui me päevitame, siis läheb nahk punaseks, veresooned laienevad ja kui me seda niimoodi pidevalt teeme, siis need veresooned on laienenud ja jäävadki laienenuks, mis on juba ka visuaalselt meile kõigile nähtav. Siis on purpura, tekivad nii-öelda nagu verevalumid, oleks nagu ära löönud naha, aga tegelikult me ei tea, et see oleks juhtunud. Siis on olemas solaarkometoonid. Akne puhul me teame, millised näevad avatud kometoonid, sellised mustad välja, aga siis on nad seotud päikese võtmisega ja on ka kolloidmiiliad, sellised väiksed sõlmekesed, mis tekivad päikesele eksponeeritud kohtades. Siin ongi pilt kolloidmiiliatest, need on kollakad pruunikad sõlmekesed päikesele eksponeeritud kohtades, tulevad nii-öelda oimupiirkonda. Siis on läätslaigud. Meie nahapigment, melanotsüüdid, ongi loodud selleks, et meid kaitsta päikese kiirguse eest, meie naharakke. Ja kui nüüd me võtame päikest, siis need melanotsüüdid tulevad ruttu sinna nahka kohale, et meile seda kaitset pakkuda. Ja sellised läätslaigud tekivad siis sageli kas kirglikel aiapidajatel näiteks käe seljale, käsivartele, aga ka nendel inimestele, kes võtavad särgi seljast ära, kui nad õues midagi teevad, on sageli sellised läätslaigud ka turja peal, aga ka muidugi näos, mis on kõige sagedamini päikesele eksponeeritud koht. Ja siin on üks pilt naisest, kes on elus väga palju päikest saanud ja tal on kohe sügavad jämedad kortsud ja väga palju neid läätslaike ehk pigmentlaike. Siis on olemas aktiiniline purpura ehk seniilne purpura, see tuleb vanematel inimestel just sinna, kus on elu jooksul väga palju päikest saadud. Siis on sellised pruunikad laigud, nad on siis tavaliselt kas kaela peal, kus on pigmenti rohkem ja on väikesed veresooned laienenud. Siis on päikesest tingitud kometoonid fotokahjustuse foonil, just silmade ümbrusesse tulevad need. Siis on nendel kirglikel päevitajatel tulevad säärtele ja käsivartele tavaliselt sellised väiksed valkjad pigmendita alad, mis näitab, et see piirkond on elu jooksul saanud kõvasti päikest. Ja on ka väga iseloomulik kirglikele päevitajatele, et kaela peale tulevad rombikujulised sügavad kortsud, see nahk on seal kollakas ja paksenenud. Ja nüüd jõuame me sellise seisundini, millega pöörduvad praegu väga sageli just 30-ndatel, 40-ndatel ja 50-ndatel aastatel sündinud inimesed, kes siis 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel ja 90-ndatel aastatel võtsid palju päikest. Ja need asjad on aktiinilised keratoosid. Neid ei ole keeruline diagnoosida, kui neid katsuda, neid punaseid laigukesi, siis need on nagu liivapaber. Ja nad tulevadki sellistesse kohtadesse, mis on saanud elus palju päikest ja nagu te siin pildil ka näete, siis näiteks meestel, kellel juukseid ei ole skalbil, tulevad nad just sinna laubale ja juusteta peanaha peale. Ja seda juba nimetatakse ka vähistumise väljakuks, sest nendest aktiinilistest keratoosidest võib väga sageli 1000-le areneda lamerakk vähk. Ja need aktiinilised keratoosid tulevad siis kõigepealt heleda nahaga isikutel, aga ka tedretähnid, heledad juuksed, kalduvus päikese põletusele ja naha võimetus päevitamisel muutuda pruuniks tõstavad nende aktiiniliste keratooside moodustamise riski. Ja aktiinilised keratoosikolded tekivad siis päikesele avatud pealael või ka siis, kui seal pealael juba enam neid juukseid ei ole või need juuksed on väga hõredad,
aga ka kehaosadel nagu nägu, kael ja kõrvad. Kõik, mis siis saavad kõvasti päikest. Ja naistel on täheldatud aktiiniliste keratooside esinemist siis enam säärtel ja labajalgadel. Nüüd kõige sagedamini näevad need aktiinilised keratoosid välja punetavad, ketendavad laigud, väikesed sõlmekesed või naastud ja kui neid katsuda, siis nad on karedad nagu liivapaber. Et ükski teine haigus ei anna sellist liivapaberi tunnust. Ja kolded võivad olla mõnest millimeetrist kuni 2 sentimeetrini. Ja harvem võib isegi moodustada nahas sarv kergelt punetaval foonil, et tekibki sarv pähe. Ja siin on üks pilt, siin on nina, on selline punetav ala ja peale tekib selline kollakas ketendus. Inimesed tavaliselt võtavad seda siis kreemiga või ka õliga maha, aga see õlitamine ja kreemitamine siinkohal enam ei aita, seda kollet tuleb ravida ja ise ta ära ei lähe. Kuidas siis nendest aktiinilistest keratoosidest hoiduda? Tõestatud on, et kehakaitsev riietus ja peakatted, aga ka päikesekaitsekreemid aitavad tõhusalt hoida aktiiniliste keratooside tekkimise eest. Ja primaarne preventsioon ehk hoidumine on päikesekaitse, see, et ma ei ole pidevalt päikese käes ja teisene preventsioon on varajane avastamine. Ja muidugi siis ka sellele järgneb ka ravi. Nüüd, kui me oleme jätnud selle aktiinilise keratoosi ravimata ja ta on juba aastaid ravimata, siis võib 1000-le moodustada lamerakkvähk. Ja lamerakkvähk moodustab siis 20% pahaloomulistest nahakasvajatest ja põhjus on siis pikaajaline eksponeeritus päikesele, aga ohustatud on siinkohal ka siirdatud elunditega inimesed ja nõrgestatud immuunsusega isikud. Ja siin on üks lamerakkvähi pilt, ta on nüüd üsna sarnane sellele aktiinilisele keratoosile ja millal tema täpselt sealt aktiinilisest keratoosist läheb üle lamerakkvähiks, seda on raske öelda ja seetõttu tuleb nendega ikkagi pöörduda arsti poole. Nüüd basaljoom on kõige sagedasem pahaloomuline nahahaigus ja tekib eelkõige päikesele eksponeeritud kohtades nagu nägu, käeselg, käsivarred ja on seotud kumulatiivse päikesekiirgusega, et ma olen pidevalt päikese käes. Ja siin on mõned pildid, siin silma all on selline teravalt piirdunud, läikiv, nahapinnast kõrgev sõlmeline basaljoom, mis on keskelt hakkab haavanduma ja kõrva juures on siis haavanduv basaljoom juba ja siinkohal tahan öelda, et need asjad ei parane ise ja neid tuleb ravida ja see haavanduv vähk siin kõrva juures laieneb pidevalt ja see kolle suureneb, nii et sellistel puhkudel tuleb ikka mõistliku aja juures jõuda arsti juurde. Nüüd melanoom on nendest nahakasvajatest kõige halvema prognoosiga ja tema annab ka siirdeid ja haigestumine kasvab kogu maailmas, kuid suremus melanoomi langeb tänu varajasele avastamisele. Ja põhjused on siin intensiivsele päikesele ja päikesepõletustele avatud kehaosad. Meestel on siis põhiliselt selg, sest mehed võtavad särgi päikese käest seljast ära ja naised siis näitavad oma jalgadele rohkem päikest. Ja kui lamerakkvähi ja basaljoomi põhjus oli pidevalt saav kumulatiivne päike, siis siin on hästi oluline just need päikesepõletused. Ja solaarium WHO andmetel on juba tunnistatud kantserogeenseks ja tõstab melanoomi riski ning enamus Euroopa maades
on solaarium alla 18-aastastele ka keelatud just selle melanoomi riski tõttu. Nüüd, kes on need isikud, kes on ohustatud enam melanoomist? Need on samuti siis heleda nahaga, siniste silmadega, punaste juuste ja tedretähnidega isikud ja nendel on 2–4 korda melanoomi risk kõrgem kui nii-öelda tumedama nahaga isikutel. Veel tõstab riski seda, kui inimesel on üle 50 sünnimärgi. Need sünnimärgid on erineva kuju ja mustriga. Kui lähisugulaste seas on melanoom ja isikud, kellel on lapsena olnud üle 5 päikesepõletuse, on 2-kordne risk haigestuda melanoomi. Nii et hoidke oma lapsi, et nad ei saaks päikesepõletusi. Siin on nüüd melanoomi pildid. Nagu te näete, on see melanoom ebasümmeetriline. Siin on erinevad värvid. Seda pruuni pigmenti on nii tumedamat kui heledamat. Moodustise serv on ebakorrapärane. Ja need on siin muidugi juba kaugele arenenud melanoomid ja need on juba ka arstile lausa palja silmaga nähtavad, et siin on midagi korrast ära. Nüüd melanoomi preventsioon ehk hoidumine ongi eelkõige siis kaitsta ennast päikese eest ja päikese eest saab kaitsta ennast riietusega. Kindlasti selle riietuse juurde käib ka müts ja päikesekaitsekreemid. Ja mis tuleb endale nagu ka selgeks teha, on, et kella 10-st kella 4-ni suvekuudel on UV-kiirgus kõige tugevam ja kui on väga soov natukene päikest võtta, siis võib teha seda enne kella 10 või pärast kella 4. Veel, mida saab melanoomi hoidumiseks ise ära teha? Väldi päikesepõletusi, ära käi solaariumis, ole vee, lume ja liiva läheduses ettevaatlik, et sa kasutad päikesekaitset, võta D-vitamiini toiduga, kasuta veekindlaid päikesekaitsekreeme, mis on nii UVA kui ka UVB blokeerivad ja see SPF on vähemalt 30. Kasuta päikesekaitsekreemi 15 minutit enne välja minemist, et ükski endast lugupidav naine ei lähe suvel õue ilma päikesekaitsekreemita. Kasuta päikesekaitsekreemi iga 2 tunni tagant pärast ujumist või tugevat higistamist ja kasuta seda päikesekaitsekreemi piisavas koguses. Et kui teda väga vähe kasutada, siis tast ka ei ole suurt abi. Ja lisaks võib nautida kauneid päikeseloojanguid, aga ka sellist päikest udu sees, mis hakkab selginema. Et minu poolt on kõik.